Enne kui rulluisutama hakata, on vaja selgeks teha, mis varustus tuleks peale kindlasti panna ja mida on oluline silmas pidada. Kõige olulisem asi ja mis kõige esimesena tuleb ka enda külge panna, on kiiver, sest isegi siis, kui sa hakkad rulluisked pingi peal panema, võib mingi õnnetus juhtuda ja parem olgu see kiiver varem peas kui hiljem. Kiivri puhul on aga oluline jälgida paari olulist nüanssi. Kiiver peab olema kindlasti otsa ees, ilusti nagu siin ka on näha, kenasti otsaesine on kaetud. Ja kui sa teed sõrmega tõkk, ei tohi kiiver minema lennata. Proovi. Ei lenda minema. Seda saab siit tagant, kiivri taga on siuke rullik, sealt saab seda sättida, kui on pahasti. Teine asi kiivri puhul on see, et see nöör ei tuleks üle lõua, ehk siis ta oleks piisavalt kõvasti siit alt kinni pandud. Nüüd edasi minnes muude kaitsmetega on oluline jälgida seda, et peopesa kaitsmed ehk randmekaitsmed oleksid niimoodi, et plastmassosa oleks peopesa sees, mitte ei oleks siis siin pealpool. Ehk kui plaksutad, peab olema hea klõbin. On hea klõbin. Küünarnuki kaitsmed on laste komplektides alati nii suured, et ega nad väga seal küünarnuki peal ei taha püsida. Sellepärast on mõistlik panna nad siit niimoodi risti kinni. Mitte otse, vaid risti, kui peaks olema selline mure, et tahab allapoole vajuda. Põlvekaitsmetega on siis selline värk, et nemad tahavad peale kukkumist allapoole libiseda. Ehk iga kord tuleb meelde tuletada, et kui kukud või teed mingi harjutuse, kus nad tunned, et vajuvad allapoole, siis tõmba nad natukene kõrgemale, et oleksid järgmise kukkumise või muu siukse õnnetuse ajal õige koha peal. Rulluisud käivad igaühel natuke erinevalt jalga ja näevad ka erinevad välja, kuid arvatavasti sellega saavad kõik juba ise hakkama. Ja üks oluline asi veel, kui sõitma hakata rulluiskudega, siis kindlasti tuleks jälgida seda, et sa hoiaksid oma sõrmed lõdvalt. Mitte kunagi ei hoia käsi rusikas, alati on sõrmed lõdvalt. Õpetad selle endale niisama sõites sisse, siis ei teki ka kukkudes siukest refleksi, et paneks käed rusikasse. Sest kui paned käed rusikasse ja kukud, lähevad sõrmed siit eest kõik katki, sest kaitsmed ei saa teha oma tööd, kui on sõrmed nii. Kui hoiad sõrmi vabalt, saavad kaitsmed ilusti kaitsta.